Esimene punkt oleks siis selles teemas kosmoloogia ja kosmoloogia ehk universumi käsitlus inimese poolt kultuuris. Võiksime siis öelda, on kaks niisugust kardinaalselt erinevat ja vastandlikku suhtumist. Ühes kosmoloogias, mida me nimetame religioosseks, inimene ei sea ennast universumi kõige olulisema persoonina universumi keskpunkti, vaid ta tajub, et on suuremad jõud, millele ta on sunnitud paratamatult alluma. See väljendub väga selgelt ka tänapäeva ühiskonna kapitalistlikus selles lepingute tegemises, kus on selline sõna sees nagu force majeure, suurem jõud. Tähendab ka meie inimese keskne ja teadlikult ateistlik ühiskond on sunnitud arvestama suurema jõuga ja tunnistatakse selle suurema jõu vääramatust. See on vääramatu jõud. See on see jõud, millele inimese tahe, ka kollektiivne tahe ei ole suuteline mingisugust mõju osutama. Ta on vägevam kui kõik riigid ja kõik kokku, seda tunnistatakse. Ja lepingutes see sõna tähendab seda, et kuskil on piir, millest alates ei olene midagi inimestest. Selleks on siis kas kosmiline katastroof, looduskatastroof või ükskõik mis inimesest suurem jõud, mis siis vääramatult võib inimeste kavatsusi, plaane ja lepinguid nurjata. Nii et praktikas me tegelikult käitume siiski religioossete inimestena, kui asi läheb tõsiseks, see tähendab, me tunnistame endast suuremaid vääramatuid jõude. Niisiis lühidalt, religioosne on see inimene, kes tunnistab, et universumi keskpunkt ei ole tema ei määra suuri maailma asju, vaid et selles hierarhias asub ta kuskil allpool, kus täpselt me ei hakka seda määratlema ega ole võimelisidki seda tegema. See on siis lühidalt, mis eristab ateisti religioossest inimesest. Tegelikult, kui range olla, siis ateist ei olegi. Näiteks vestlustes end veendunud ja absoluutseks ateistiks nimetavate inimestega selgub paari küsimuse peale, et nad seda ei ole. Tavaliselt on neid lihtne vedada eksitusse sellega, et küsida, kas te usute, et inimene on kõikvõimas ja et temas on erilised võimid ja siis selgub, et tema maailmapilt koosneb tervest reast uskumistest. Kui siis küsida, kas see on teaduslikult ja lõpuni tõestatud või usute te, siis selgub, et tema usub, et niimoodi on. Nii et inimene ei pääse uskumisest, see on inimolendile, ütleksime, primaarselt ainuomane. Inimene ei ole võimeline tegema midagi, millesse ta ei usu.